Suurbritannia annab Venemaalle löögi. Kuninglik laevastik voi vallandada Suure Soja merel. Esimene samm on tehtud. Milline saab nüüd olema Kremli vastus, kui ühe mere on nad juba kaotanud? NATO väed piiril. 3 riigi armeed on valmis korraldama mastaapset operatsiooni, mis sai liitlaste peamiseks eesmärgiks. Tehisintellekt vedas ministri alt. Kas tehnologiarevolutsioon kukkus läbi? Kuidas maksis valitsus kinni algoritmide oskamatu kasutamise? Eesti Ringhäälingu juht võib ametisse asuda varem, aga see läheb kalliks maksma. Vaadake lopuni, et detailit teada saada. Briti laevastik ja lennuvägi on aktsioonis. Vene laeva rünnati ja see hõivati ning see pole enam õppus. Suurbritannia viis oma ajaloos esimest korda läbi operatsiooni niinimetatud varilaevastikku kuuluva Vene tankeri hõivamiseks. Royal Marinesi üksus, keda toetasid National Crime Agency ametnikud, astus 6-tunnise operatsiooni käigus La Manche'i väinas Smirtosi pardale. Operatsiooni toetasid sõjaväehelikopterid, patrull-lennukid ja kuningliku laevastiku laevad. Briti võimude väitel kuulus laev Vene varilaevastikku, tankerite võrgustikku, mida kasutatakse pärast Ukraina vastast agressiooni kehtestatud lääne sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks. Seda tüüpi laevad vahetavad sageli nimesid, lippe ja omanikke, et varjata veetava nafta päritolu ja teha sanktsioonide täitmine keeruliseks. Tanker, mis sõidab praegu Kameruni lipu all, väljus 5. juunil Leningradi oblasti Ust-Luga sadamast. Pärast kinnipidamist pukseeriti see Inglismaa lõunarannikule, kuhu see jääb võimude järelevalve alla kuni uurimise lõpuleviimiseni. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas, et andis operatsiooniks isiklikult loa. Ta rõhutas, et tankeri hõivamine oli järjekordne hoop Venemaa Ukraina vastase sõja rahastamisallikatele. Andsin meie relvajõududele käsu pidada kinni varilaevastiku tanker, mis püüdis läbida La Manche'i väina. See edukas operatsioon annab Venemaale veel ühe hoobi ja tuletab neile, kes toidavad Putini sõda Ukraina vastu, meelde, et me ei luba neil end peita. Tahan tänada kõiki asjaosalisi, sealhulgas meie relvajõude ja õiguskaitseorganite töötajaid, kes hoolitsevad selle riigi julgeoleku eest 24 tundi ööpäevas ja 365 päeva aastas. Londoni tegevusele reageeris kiiresti ka Ukraina välisminister Andriy Sõbõha, kes tänas britte laeva vahelejätmise eest. Kiiev on juba pikka aega kutsunud lääneriike üles tegutsema otsustavamalt Venemaa varilaevastiku vastu, väites, et nafta ekspordist saadav tulu on jätkuvalt üks Vene sõjamasina tähtsamaid rahastamisallikaid. Sellel operatsioonil on ka sümbolväärtus. Alles märtsis teatas Briti valitsus, et sõjavägi saab volitused pidada kinni laevu, mida kahtlustatakse sanktsioonide rikkumises. Nüüd on need lubadused tegudeks saanud. Samal ajal ei ole Mustal merel ega Aasovi merel enam Vene soojalaevu, sest venelased kardavad. Täiemahulise sissetungi alguses oli Venemaa Musta mere laevastik üks Kremli olulisemaid survehubasid Ukraina vastu. Täna näeb olukord välja täiesti teistsugune. Ukraina mereväe andmetel ei ole praegu Mustal merel ega Aasovi merel mitte ühtegi Vene soojalaeva. Ukraina mereväe esindaja Dmytro Pletenchuk rõhutas, et venelased on viinud oma laevade aktiivsuse miinimumini ja väldivad nende saatmist akvatoriumidesse. Kuus neid voivat saada Ukraina löökide sihtmärgiks, erandiks jääb Vahemeri, kus Venemaa hoiab endiselt osa oma merejõududest. Pärast viimast väljumist, ehk umbes 2 nädalat tagasi, ei hoia vastane merel mitte ainult raketikandjaid, vaid üldse mitte ühtegi, soojalaeva ega allveelaeva, ei Aasovi merel ega Mustal merel. Kõik on naasnud oma baasidesse. See on mitme aasta jooksul Venemaa laevastiku vastu antud süsteemsete Ukraina löökide tulemus. Raketirünnakud ja meredroonid on viinud paljude laevade uputamise või kahjustamiseni. Nende kaotuste symboliks sai ristleja Moskva hävitamine kunagine Musta mere laevastiku lipulaev. Teiset rünnakud sundisid venelasi viima märkimisväärse osa laevastikust okupeeritud Krimmist ohutumatesse sadamatesse, mis asuvad Ukraina rannikust kaugemal. Ukrainlased ei varja rahulolu, seda enam, et riik, millel sisuliselt ei ole suurt laevastikku, suutis suruda ühe Euroopa suurima mereväe kaitsesse. Ja kui Vene sojalaevad eelistavad jääda sadamatesse, mitte väljuda Mustale merele, siis on raske leida paremat toestust sellele, kui tugevalt on olukord soja esimestest 6 alades muutunudi.
Kas NATO liigub Venemaa piirile, väed kogunevat suvauki koridori juurde, kirde puula ja leedu teedele ilmub rohkem sojaväetehnikat. Koik sellepärast, et NATO joud korraldavat suured manöövrid yhes Euroopa strategiliselt koige olulisemas paigas. Leedu armee teatas oppuste Vappermetsiga 2026 algusest. Neis osalevad Leedu, Poola ja Prantsusmaa kaitseväelased. Manöövrid on kavandatud 16. kuni 26. juunini. Uppuset toimuvat suvauki koridori piirkonnas Kitsal Maaribal, mis ühendab Balti riike ülejäänud NATO-riikidega. Lähipäivil voivad elanikud märgata sojaväekolonnide liikumist ja tehnika transportimist. Sojavägi kutsub üles olema teedel eritiete vaatlik ja järgima liiklust reguleerivate teenistuste juhiseid. Samal ajal tuletab armee meelde ohutusreegleid. Sojaväelased paluvad mitte avaldada internetis fotosid, videoid ega infot, mis puudutab vägede liikumismarsruute, asukohti ja liikumisaegu. Ippuste ajal harjutavat sodurid ühisoperatsioone ja liitlastevahelist koostööd. Eesmärk on kontrollida valmisolekut kiireks reageerimiseksi ja yhe NATO idatiiva tähtsaima punkti kaitsmiseksi. Suvauki koridori on juba aastaid peetud strategiseksi läpipääsuks, mis yhendab Baltiriike ylejäänud alliansiga. Just siin eraldavat Poola ja Leedu piirid Venemaa Kaliningradi oblasti ja Valgevene. Kas NATO-vägede kohalolek selles piirkonnas tugevdab Euroopa julgeolekut voi viib vastupidi pingete edasise kasvuni. Kirjutage, mitä teie sellest arvate. Minister kriitika tules. Ta lylitas sisse tehisintellekti ja lylitas väliä enda oma. Saksamaa digitaliseerimisminister Karsten Wildberger sattus mediatormi keskmesse pärast teateid, et osa tema koonedest ja artiklitest vois olla loodut tehisintellekti abil. Skandaali toi avalikkuuseen, että nädalaleht Die Zeit. Se viitas, että ministeriametlikud tekstit kannavat keelemodelite loodut materiaalidelle tyypillisi tunnuseid. Koige rohkem tekitas vaidlusi info, et arvuti program olevat kirjutanut kone, mille Wildberger pidas Amerika mottekojas Atlantic Council. Siitä hendaks, et ruum kus Saksamaa sai pörduda välisauditoriumi poole, esitada oma seisukohta ja kujundada soft powerit antisisuliselt yletehisintellektille. Lisäksi olid väidetavalt Wildbergerilt pärinevat tekstit väliannetelle Handelsblatt ja Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung samuti PAEGU täielikult genereeritud. Veel hullem, nende väliannete toimetusi ei teavitatud isegi sellest, et naadsed artiklit mitte ministrilt, vaid teema tarkvaralliselt tööriistalt. Ministerium ei eitä uute teknologiate kasutamistekstide ettevalmistamisel. Samas rohutab ta, et tehisintellekt oli vaid abivahend. Toimetusi ei teavitatut tehisintellekti kasutamisesta, sest selleks ei ollut vajadust. Minister Wildberger kasutab seda nagu teisi tööriistu. Samamoodi nagu tekstiredaktoreid, otsingumootoreid voi automaatkorrektuuri. Kriitikut vaidlevat vastu. On vahe, kas arvutiprogram parandab tekste voi sellelle usaldatakse poliitiliste koneiden kirjutaminen. Se juhtum tekitas Saksamaan laiema arutelu, kus loopeb tehisintellekti kasutaminen tööriistana ja kust algab oma työ asendaminen tehisintellektiga. Sest kui digitaliseerimisminister ei kirjuta oma konesid ise, tekib kysymys. Kes tegelikult konepuldist regib poliitik voi ChatGPT? Kas rahu tuleb lähemale? Me teame Amerika-Irani kokkuleppedetaile. Amerika Ühendriigid ja Iran liiguvad yhä lähemale raamkokkuleppeelle, mis piiks lopetama juba mitu kuud kesnud konflikti. Reutersi andmetel on puolet kokkuleppinud esialgses 10-punktillisessa plaanis, mis tuleb vormistada koostöömemorandumina. Teadete kohaselt ei ole loplikku allkirjastamise kuupäevä siiski veel paika pandud ning osa detaile on endiselt läbirääkimiste objekt. Avaldatut punktide järgi piiks kokkuleppe votmeelemendiks saama Hormutsi väinä avamine kaubalaevandusele. Vastutasuks piaksid Amerika Ühendriigid lopetama Irani sadamate blokaadia ajutiselt leevendama osa naftaekspordi vastastest sanktioonidest. Plaanis onka umbes 25 miljardi dollari suuruse kylmutatut Irani varavabastamine. Tuumaprogrammi puudutavas osas kohustub Iran mitte tootma tuumarelva ning säilitama programmi praeguse staatuse kuuni loplike kokkulepeteni. USA peab omakorda lubama voimalust vähendada Irani rikastatut uraanivarusid järgult edasiste tehniliste läbirääkimiste raames. Huolimatta läbirääkimiste edusammudest hoiavad molemmat puolet ootusi tagasi. Irani esindajat ja avalduset viitavat sellelle, että täielikku kokkulepet allkirjastamisen aja osas endiselt ei ole
ning läbirääkimiset voivat kestä vielä mitu nädalat. Selle taustalla jatkuvat piirkonnaska teiset konfliktit, sealhulgas Israeli löögid Libanonille ning Pakistani ja Afganistani vahellinen konflikt, miss voivat samuti mojutada läbirääkimiste kulku. Eesti rahvusringhäälingu järgminen juht voidakse valida juba ennen parlamendivalimisi, miss muudab ERRi noukogu muutmise kysymuse poliitiliselt plahvatusohtlikuks. Eelnou, miss algselt puuduta soolis tasakaalu ja mille algatasit sosiaaldemokraadit sai kulttuurikomissionis juurde uusi muudatus ettepanekuid. Nyt tehakse ettepanek suurendada ekspertide arvu noukogus ja muutanende valimise korda. Peaminen arutelu tompeal tandub kysymuselle kas koalitsion pyöp tugevdada ringhäälingu soltumatust voi soovib kujundada noukogu niin, että järkminen juht oleks poliitiliselt vastuvoetav. Poliitiliset otsused mojutavat otseseltka riigi raha jautamist, sealhulgas kriisiolukordades. Eesti välisministerium tegi kokkuvotte suurimast päästeoperationist Lähis-idas pärast iseseisvuse taastamist. Operation algas februari lopus pärast USA ja Israeli lööke Iranille. 6.–8. märtsini toodikoju 1068 inimest. Lendude kogukulu oli peaegu 1,5 miljoonit eurot. Osa rahast onnestus kompenseerida reisiad maksid piletite eest yle 430 000 eurot ning Euroopa komission eraldas tsiviilkaitsemekanismi kaudu yle 334 000 euro. Kuid ylejäänyt summa rohkem kui 760 000 eurot jääb riigi kanda. Välisminister Margus Tsahkna pöördus valitsuse poole palvega eraldada see summa valitsuse reservist. Finanssriskid ei puuduta ainult riigireserve, vaikka inimeste isiklikke sääste. Tekkinud on mure Eesti pensionifondide turvallisuuse pärast seoses voimalusega, että neissä voivat jouda suurte tehisintellektiga tegelevat ettevotete aktiad. Selliset hiiglaset nagu SpaceX, OpenAI ja Anthropic plaanivat lähiajal börsille minna. Kuigi yksikin neistä ettevotetesta ei teeni praiguvel kasumit, hinnatakse nende turuväärtust äärmiselt korgeks. Näiteks SpaceXilt odotakse suurimmat kasvu just tehisintellekti suuna tottu, miss praigu tooda peamiselt kahjumit. Ekspertit hojatavat, että need korge riskiga varat voivat muutuda raha poletamisen masinateks, seades ohtu tavalliste inimeste pensionisäästud.